Miks täiskasvanud suitsetavad, kuna nad teavad, et see on halb? Inimesed hakkavad suitsetama väga erinevatel põhjustel, aga halb on see tõesti. Aga sina suitsetasid ka. Sellepärast, et ma olin noor ja rumal. Teised tegi teise, mina tegin ka. Suitsetamisest on väga raske lahti saada. Õudne. On jah õudne. Aga nüüd me teame sellest palju rohkem ja meie peres enam keegi ei suitseta. Ja ma loodan, et kui koolis sulle keegi suitsu pakub, et sa oled piisavalt tugev ja ütled ei. Teeme sinuga kokkuleppe, et sina ei hakka kunagi suitsetama. Okei, sobib, ma ei hakka kunagi suitsetama. Kui hull see olukord täna Eestis on, kui me räägime alkoholist ja suitsetamisest? Me teame seda, et Eesti on olnud HIV leviku osas Euroopas nii-öelda esirinnas. Aga võiks öelda, et suitsetamine äkki ei ole nagu meie põhiline probleem või noorte alkoholilembus? Tegelikult on probleem, et mul on siin ees praegu üks uuring, mis on tehtud 2011. aastal ja õpilaste seas 15–16 aastased. Ja sellest uuringust tuleb välja, et ikka üle 70% vastanutest on näiteks proovinud suitsetada ja üle 50% siis sellises vanus 15–16 vastanutest siis on teinud 4-5 trinki kuus viimase kuu jooksul on see üles tunnistada, mis on minu meelest väga suur protsent. Selle õpilaste küsitletud on siin üle 2000 õpilase. Aga kus me tahame, et need numbrid oleksid? Ideaalis tahaks, et oleks täitsa 0. Et sinna poole ju tuleb püüelda. No ja teine küsimus on alkohol ja tubakas. No mulle tunduks, et need on mitte sama kaalu probleemid, kui me räägiksime narkootikumidest. Et kuidas selles Ma arvan, see esindab praegu sellist vanemate üsna levinud uskumust või arusaamist, et uimastid on hoopis midagi hullemat. Et kui ma alkoholi suhtes mul ei ole 0 tolerantsi, siis uimastid suhtes on. Aga tegelikult ei ole vahet. Mõlema suhtes, selles mõttes, et alkohol on sama hull kui narkootikumid ja seda lihtsalt nagu võib-olla ei võeta nii tõsiselt. Et see on meil kultuuriliselt ilmselt kujunenud, et me arvame, et alkohol ei ole nii. No mulle tundub, et rääkides alkoholist ja tubakast, kindlasti on see suur probleem. Aga kui mõelda, et mis Eestis täna on suured probleemid, siis mulle esimesena kangastuks, et Eestis on väga suur laialdane HIV levik ja loomulikult narkootikumid. Et ma teen kõik selleks, et mu laps ei peaks proovima, ei saaks proovida narkootikume. Et ma tänaseni tunneksin, et ma ei peaks olema niivõrd karm, mis puudutab näiteks alkoholi. Sa, ma arvan, esindad väga paljusid lapsevanemaid, kes samamoodi mõtlevad, sest narkootikume kardetakse rohkem, kuigi tegelikult tuleb karta mõlemaid. See, kui sa lased tal alkoholi tarbida või oled suitsetamise suhtes leebem, siis see avab ukse sellele, et ta hakkab, või on suurem oht, et hakkab ka tarbima narkootikume. Et see on sama, kui sa... Ja see on tõestatud. Jah, et kui sa tegelikult kingid lapsele vesi piibujast, tahtest, et tõmba seda parem, mitte ära suitseta, siis tegelikult see õpetab last ka, et suitsetamine on järgmine samm sealt edasi. Et alkoholi ja suitsetamisega, et see on ka järgmine samm on narkootikumid.